Tere! Räägime siis natukene uisumatka varustusest. Kõigepealt ma räägin sellest, mis meie poolt antakse. Uisumatkal siis kõige olulisemaks varustusosaks on muidugi uisud. Uiske on erinevat tüüpi. Need uisud, mis siin praegult näha on, siis sellised matkasaabaste külge panemiseks mõeldud uiskud. Et ka meil on neid ka kahte erinevat moodi, et siin on sellise natukene pehmema saapa jaoks uisud ja siin on natukene jäigema saapa jaoks mõeldud uisud. Oluline ohutusvarustusel on naasklid. Ja naasklid, nendega saab siis jääaugust välja ronida, kui peaks juhtuma jääauku kukkuma, need käivad niimoodi ka ümber kaela matka ajal. Ja teine oluline ohutusvarustus on veekindel kott. Kõige paremad on sellised jäigad matkasaapad ja poolkõrged jäigad matkasaapad, nagu juures oleval pildil näha on. Et saabaste puhul on oluline just see, et need jäigad oleksid sobivad ka tavaliselt talvesaapadega, siis piisavalt jäigad. Pehmete saabastega uiske ja korralikult jalagele kinni ja see väsitab jalad ära. Nüüd riiete puhul on oluline see, et tuleb kindlasti arvestada sellega, et talvine aeg on jahe ja kindlasti, peaaegu kindlasti on uisumatkadel iga kord tuuline. Et jääauguriided on tuulikindlad, et kui on näiteks paks fliis seljas, aga ta ei ole tuulekindel, et siis on sellest vähe abi. Et siis head on sellised suusatamise püksid, soe pesu all ja peal suusatamise jope või sporditegemise jope, nagu tänapäeval on, tuult pidavad materjalid. Kätte kindlasti kindlad, ka tuulekindlad, soed kindlad, müts pähe. Müts oleks hea ka hea, kui on tuulekindel või siis kapuutsiga jope. Et tihtipeale on see ka, et võib isegi paks müts olla, aga tuul puhub sellest villasest riidest läbi ja pea ikkagi külmetab. Seljakott peab olema üks 4-50 liitrine vähemalt, et kõik oma isiklik varustus, mis varuriietus kaasa võtad, siia seljakotil just ära mahuks. Ja seljakotil peab olema kindlasti see vöörihm, et see aitab seljakoti paremini seljas hoida, et kui nagu läbi jää vajud, et siis kui on ainult õlarihmad, et siis õlgade pealt võib tegelikult see kott ära tulla. Vöörihmaga siis korralikult kinnitatud seljakott aitab läbi jää vajumise korral vee peal püsida. Ja parem on uisutada ka, sest ta ei loksu nii palju seljas. Nüüd varuriietega on niimoodi, et endal tuleb kaasa võtta täiskomplekt varuriideid. Selles mõttes täiskomplekt varuriideid, et kui sa nagu kusagil näiteks autodest 5 kilomeetri kaugusel läbi jää vajud, sa pead arvestama selle võimalusega, et sul tuleb kõik riided ära vahetada ja nende uute riietega siis minna sinna autodeni 5 kilomeetrit. See võib kesta tund aega ja talvel külma tuulise ilmaga ei piisa sellest ainult, kui on kaasas üks varufliis. Varusaapaid pole vaja, selle jaoks võetakse kaasa kilekotid. Ja kui nüüd läbi jää kukud ja saapad märjaks saavad, siis tuleb need märjad saapad jalast ära võtta, uuesti kuivad sokid jalga, kilekotid jalgade otsa, siis sinna märja saapa sisse ja sellest piisab, sellega saab ilusasti autodeni ära minna. Varuriidid lähevad, nagu ma juba enne ütlesin, varuriidid lähevad siia veekindla koti sisse ja siis koos selle veekindla kotiga läheb siia seljakoti sisse, mis teil kaasas on. Ja see on siis ühtlasi ka päästevahendiks, et kui nagu läbi jää vajuda, siis see on õhukindlalt suletud, veekindel kott on seljakoti sees ja see on seljast nagu päästevest. Jalg sisse siia. Jah. Riht kinni ümber kanna. Korralikult ära pingutada. Nii, uisutamise tehnika käib siis niimoodi, et tuleb hoida keha otse, mitte ette kallutada. See on tavaline viga, et kallutakse keha ette. Keha otse ja siis külgede peale lükates, põlgedes kergelt kõveraks ja külgede peale lükates uisutamine käibki.